Tere tulemast, vaatame järjekordset saadet Noored otsustajad. Oleme eetris oma teise saatega ja sel korraks on meil teemadeks siis kõrgharidus ja kõik sellega seonduv. Järgmised 45 minutit räägime siis Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajatega päevakajalistel teemadel, mis puudutavad siis kõrgharidust ja sellega seonduvat. Mina ise astun kohe-kohe siit vestlusest ära ja seejärel võtab kohe üle selle saate Eesti Noorteühenduste Liidu endine aseesimees ja praegune Eesti Noorteühenduste Liidu arendusnõunik Mikk Tarros. Ma vaatan, et siin kirjutati, et hetkel ei kuule, ma loodan, et praegu äkki kuulatakse või kuuldakse meid. Võite korra chatis igaks juhuks märku anda, kas on hästi kuulda või ei ole, ma loodan, et on. Mina saan öelda teile head vaatamist, soovida edu Mikule ja Mikk juhatab siis sisse meie tänased külalised. Teile ütlen ma head vaatamist. Tervist ka minu poolt, nagu Roger juba sissejuhatuse tegi, on minu nimi Mikk Tarros. Olen Eesti Noorteühenduste Liidu arendusnõunik ja täna on siis meiega siin kaks toredat saatekülalist, kes tulevad siis Eesti Üliõpilaskondade Liidust. Meiega on Eleri Piliroog ja siis Joonatan Mägisto. Eleri on siis Üliõpilaskondade Liidu esinaine ja meiega on ka siis volikogu juht Joonatan. Aga võib-olla kui üldse rääkida, enne kui me kõrghariduse juurde läheme, räägiksime alguses üldse EÜL-ist, et mis imeloom on EÜL ja millega EÜL igapäevaselt tegeleb, et alustame näiteks Elerist. Tere ka minu poolt kõigepealt. EÜL ise on katusfunktsioon üliõpilasesindustele. Tähendab, et meie ülesanne on esindada üliõpilasi riiklikul tasandil, liikmed on üliõpilasesindused ja see on selline hästi lühike kokkuvõte lausega, kus öelda, millega me siis tegeleme ja mis imeloom ka siis oleme. Et ütleks nii, et üliõpilasi on päris palju, kelle on esindada, kuskil 45 000, nii et on tükk tööd ja palju suhtlemist üliõpilaste ja üliõpilasesindajatega selleks, et üldse kõrgharidus oleks kvaliteetne ja vastaks siis meie ootustele. Super. Aga võib-olla selline soendusküsimus ka, et teile mõlemale, et millega te ise nagu peamiselt tegelete, et kas praegult on käimas õpingud, ootate lõpuaktusi juba, teete eksameid, et kuidas teil endal kõrghariduses lood on? Ma võin alustada siis. Jaa, ma olen lisaks, nagu öeldud, ma olen volikogu juhataja, aga õpin ka Tallinna Ülikoolis Ühiskonnateaduste Instituudis politoloogiat magistriõppes. Jah, praegu on eksamiperiood just hakkamas, aga vähemalt enda kursuse puhul julgen väita, et üpriski hästi on e-õppele üleminek toimunud. Minul isiklikult probleeme ei ole olnud ja ootan huviga, et kuidas kõik sellise e-vormis eksamid välja nägema hakkavad. Mina ise ka õpin, seega ei ole midagi uudist seal, kuigi kasutan võimalust olla akadeemilisel ja õppida. Ütleme nii, et huvikaitse teostamine nõuab mõnikord palju rohkem kui aega või jaksu on, seega võtsin sellise otsuse vastu. Aga ütleks, et pigem nagu veebiõppele minek ei olnud tõepoolest väga raske, sest ma olen ise ka sessioonõppe, see tähendab sisuliselt tegelikult ei ole ju kohalkäimist ka nii palju. Pigem on tekkinud võib-olla küsimusi väga konkreetsete õppejõudude õppeainetega. Et üldiselt on teaduskond väga hästi toime tulnud, aga jah, mõned õppejõud on kohanemisel võtnud siis aega või siis muutnud ka tingimusi, mistõttu on see võib-olla veidi segadust ka tekitanud. Väga tore. Väga tore kuulda, et hästi palju erinevaid arvamusi on selle kohta. Ma ise olen ka praegult lõpetamas siis oma bakalaureuse taset, et hetkeseisuga hea meelega tahaks kindlasti ära lõpetada, et
kui siin on võib-olla kõlanud, et lõppaktused on hästi tähtsad, et siis kindlasti töö kõrvalt on, ma arvan, hästi oluline ka saada just teadmised ja haridus kätte. Aga võib-olla kui me seda nagu üldiselt nüüd teemat laiemaks tõmbame, et kindlasti üliõpilaskondade liit on ka küsinud tudengite käest, et millised on siis need peamised raskused just praegu, et seoses just eriolukorraga, et mis oleks need võib-olla need põhilised probleemid või katsumused, mis on senini üliõpilaste poolt välja toodud? Meie ise oleme väga tihedas suhtluses olnud meie esindustega, see tähendab, et ühelt poolt võib-olla suhelnud tudengitega, niisugust küsitlust meie ise läbi ei ole viinud, aga meie esindused on väga aktiivsed olnud ja jaganud meiega tulemusi või siis ka oleme lihtsalt suhelnud, et mis võib-olla siis kõige rohkem on tulnud ülesse. Ma alustaks võib-olla positiivsest, et mitte siis liialt jääda sellisesse negatiivsesse, aga sisuliselt tegelikult, nagu ma ütlesin ka, kuna mina näiteks tulin sessioonõppest veebiõppesse üle, siis tõepoolest nendele, kellel on olnud juba varasemalt hästi palju e-õppega kogemust või kaugõppega, siis nendel on palju lihtsam minna üle distantsõppele ja veebipõhisele e-õppele, et see on kindlasti positiivne, kuigi tulevikus me võib-olla arvatavasti näeme rohkem niisugust e-õppevormi kasutusel. Me ise oleme tudengitena tegelikult juba aastaid ju ootanud seda, et saaks rohkem e-õpet, rohkem videoloenguid, et võib-olla see oli nüüd see vajalik selline lüke. Ja ma arvan, et tegelikult on ka hästi palju erinevaid lahendusi leitud, võiks öelda sellistele probleemidele, mida on väga raske, nagu ütleme, et kuidas sa teed katseid või praktilist tööd näiteks niimoodi, et sul on üliõpilased ja õppejõud koos, et selles mõttes meil on väga erinevad platvormid, mida kasutada ja võimalus teha füüsika või keemia katseid, aga see ongi selline natuke õppe kujundamine ka koos üliõpilastega ja see on hästi positiivne, kui õppejõud on ise võtnud nagu üliõpilased kokku ja öelnud, et teeme koos, leiame lahendused koos selleks. Mis aga nagu kehvasti on olnud, on see, et ma arvan, mida me kõik tunneme, on väga palju muudatusi, mis on tehtud ka õppekorralduses. Et mõned on näinud nii drastilisi, et on jäetud õppeaineid ära lausa, mõnel on võib-olla siis hindamistingimuste metoodika muutunud ja nii edasi. Et tegelikult ju meie õppekorralduse eeskirjad peaksid ette nägema seda, et siis semestri kestel me ei muuda enam õppetingimusi, aga seda kahjuks on tehtud. No, muidugi ilmselgelt seda oli ka vajadus teha. Ja teine suur või teist suurt probleemi on see, et meie kõigi koormus, nii õppejõude kui ka üliõpilaste koormus on märgatavalt suurenenud. Et see, me näeme seda ületööd, mida tehakse, ületunde, see kindlasti mõjutab väga palju vaimset tervist, väga stressirohke ja eriti veel, kui on näiteks piirangud sellele, kuidas teha oma praktilist tööd, lõputöid, praktikaid, kõike seda, et ka seal tekivad piirangud, et ma arvan, et need on tõesti niisugused miinused, mida tudengid ise on ka välja toonud. Just. Joonatani käest tahaksin ka just täpselt küsida selle sama praktilise koha pealt, et kõik, mis puudutab võib-olla rakenduskõrgharidust, aga üldse ka laiemalt praktikaid, et milliseid võib-olla viise on siis ülikoolid nagu välja mõelnud, et seda praktikat oleks võimalik siiski teha, et kas võib-olla üliõpilasesindustel või üle-eestiliselt teil on juba mingeid selliseid väga häid kogemusi või on pigem jäänud see praktika kuidagi teisse formaati kirjalikult, et kuidas võib-olla sellise praktika koha pealt on? Ja üks viis, kuidas sellele on lähendatud, on lükata õppeperiood pikemaks ja loota, et praktikaid saab läbida suvel. See on nendes situatsioonides, kus tõesti praktika on praegu võimatu. Aga kindlasti on koolid lähenenud ka kasutanud igasuguseid e-vahendeid, et leida asendusi. Ma tean endal Tallinna Ülikoolis on muidugi sellise sotsiaalteaduste puhul, kus praktika on võib-olla rohkem seotud sellise kontoritöö või kirjutamisega, on sellised lahendused palju lihtsamad. Võib-olla tooksin veel Eleri jutule juurde teise perspektiivi, sest keskmine Eesti tudeng ka töötab
vähemalt viimastel andmetel, aga mida meil on statistika näidanud, et noorte hulgas, keskmine Eesti tudeng on 26 aastane, muidu teda võib veel nooreks lugeda, aga töötus on palju kiiremini kasvanud, nüüd kohe üle 7% jõudnud. Nii et me võime siin võib-olla tuvastada kahte sellist äärmust. On need tudengid, kellel on töö ära kadunud või siis põhimõtteliselt läinud pausile, nii et on tekkinud majanduslikud probleemid. Aga teine äärmus on see, et paljudel on töökoormus hüppeliselt kasvanud, eriti nendel, kes töötavad sektorites, kus tekkis äkitselt tohutu suur nõudlus juurde, näiteks tervishoid, aga igasugused riigiasutused, kus oli vaja pidevalt eriolukorraga leida uusi lahendusi. Nendel üliõpilastel on tihti see töökoormus läinud nii suureks, et õppimisega on läinud väga keeruliseks. Tean Tallinna Ülikooli näitel on väga küll tihti ad hoc baasil õppejõud väga vastutulelikud olnud, aga ka õppenõustajad, nende poole saab alati pöörduda ja Tallinna Ülikool on vähemalt proovinud kõike teha, et sellistele inimestele vastu tulla, kellel lihtsalt ei ole praegu võimalik võib-olla õpingutele nii intensiivselt pühenduda ja pikendada näiteks sooritusõigust suvesse. Just tahtsingi selle sama töö juurde tulla, et arvestades, et hästi palju tudengeid töötab just teenindusvaldkonnas ja võib-olla nendes sektorites, mis olid hästi palju eriolukorras siis mõjutatud, et kas on võib-olla just ka siis üliõpilasesinduste või ka teie poolt mingi selline, ma ei tea, kas abimeede või seisukoht, et kuidas just varasemalt nii-öelda töötavaid tudengeid saaks aidata ja nende elujärge selles mõttes parandada, et arvestades, et nii ühikas kui ka võib-olla elukohta pakkumist. Ja tegelikult saatsime ka siin umbes 6 aega tagasi Haridus- ja Teadusministeeriumile pöördumise ja me oleme hästi tihedas suhtluses olnud ka rektorite nõukoguga, et meetmed tegelikult tuleks tagada kõigile. Me räägime siin sisuliselt võib-olla 3 sellisest, et 2 toetust ja siis õppelaen. Vajaduspõhise õppetoetuse puhul, mida siis annab riik välja, tegelikult kui õppetöö lükkub nüüd edasi suvesse ja me näeme seda olukorda ise välja, et sa pead õppima ja sa ei saa töötada ja sul pole sissetulekuid. Ja see on selles mõttes täiesti ootamatu ja natuke minu jaoks ikkagi väga ebaõiglane olukord, kui tudengitel sellel hetkel ei ole võimalik õppetoetust kuidagi saada. Aga nii palju, kui me aru saame, siis sisuliselt riiklik toetussüsteem on hästi automatiseeritud, mistõttu seda on raske muuta. Me tegime ettepaneku, et seda võiks kaaluda. Teine asi oli see, mis me siis koolidele, kõrgkoolidele andsime märku, on vajaduspõhine eritoetus. See on siis sellisel juhul, kui viimase, vist oli 3 kuu, 6 kuu jooksul sissetulekud drastiliselt vähenevad. Et siis on tegelikult võimalus taotleda, et ei kvalifitseerinud vajaduspõhisele õppetoetusele ja siis saab teha eritoetuses nagu avalduse. Ja tegelikult me lootsime või andsime ka märku kõrgkoolidele, et palun kasutage seda võimalust, populariseerige seda, et see üldse võimalus on, et tudengid teaksid, et ka neil tegelikult sellised võimalused on. Ja 3. teema oli õppelaen. Õppelaene puhul on ju tegelikult intressid, mida me iga-aastaselt kogume tudengid, kes võtavad õppelaenu, et seal me tegime ka ettepanekut, tegelikult võib-olla peaks andma maksepuhkust intresside kogumisel, mida tegelikult riik ise kogub või riigi ja pankade koostöös seda tehakse, et minu arvates lihtsalt meetmeid on, mida võiks kaaluda. Nüüd eraldi toetuste süsteemi loomist, see nõuaks väga palju ressurssi, mida ju tegelikult mitte kuskil pole. Ma siiralt loodan, et tööandjad ja töötukassa eelkõige näevad seda riskirühma praegu ja tulevad ise omalt poolt ka lahenduste või siis populariseerivad seda, kuidas ikkagi töötu leiaks selle koha, kus töötada ja eriti tudeng ja noor ei jääks kuidagi selles mõttes üksinda. Et tegelikult on hästi palju tudengeid, kelle võib-olla vanemad on kaotanud töö, on ka teenindussektoris töötanud, et see ei ole ainult tudengite, see on juba terve leibkonna küsimus. Et ma siiralt loodan, et kas läbi nende meetmete või mingid uued meetmed, mille raames veel saaks teha midagi, võtab riik ikkagi ka oma
prioriteeriks selle. Võib-olla korra tähendaks siin, jah, mida Eleri välja tõi, meie tegime ettepaneku Haridus- ja Teadusministeeriumile selle õppelaenu osas, selle intressi tasumine, tudengitel, kes veel õpivad praegu, see puudutaks kuskilt 5% tudengkonnast praegu. Muidugi me sooviksime ka seda, et see kehtiks ka nendele, kes praegu võtaksid õppelaenu. Kuigi meil on väga palju kriitikat õppelaenu osas, siis ilmselgelt on õppelaenu eesmärk muutunud viimasel ajal, et see peakski olema elatisraha õppimise perioodil, siis tõenäoliselt, kui sellel aastal see intress kaetaks, tuleks abiks nendele, kellel võib olla praegu rahalised raskused. Aga nagu Eleri ka välja tõi, siis teave on üpriski oluline. See erivajadusepõhine toetus on meede, millest üpriski paljud tudengid ei ole kahjuks ka teadlikud. Ma siin igaks juhuks siis kordan üle, et kui teie leibkonna sissetulek on vähenenud viimasel 3 kuu jooksul ja nüüd on vähem kui 523 eurot, siis peaksite kvalifitseeruma eritoetusele 135 eurot kuus. Et kindlasti, kui keegi tunneb, et tal võib see võimalus olla ja rahast oleks kasu, siis palun uurige seda. Just. Tuletan vaatajatele meelde ka, et on võimalik küsida küsimusi, ehk siis kui sul endal on kas ülikoolis või näiteks ka sisseastumisel, kes tulevased tudengid, mõni küsimus, et julgelt küsige ja võtame kohe ette. Aga just selle sisseastumise koha pealt ma tahtsin ka hästi põgusalt küsida, et siin oli vist eile uudis Postimehes, et see sisseastumise nii-öelda eksamite tulemuste saabumine ja sisseastumise arv on põhimõtteliselt järgmisel päeval. Ehk siis, kas te näete siin ka mingeid nagu probleeme või see oli pigem selline üles puhutud teema, et ülikoolid on ikkagi paindlikud ja ega nad ka nagu töökoormuse mõttes oleks mõistlikum veidi varem või siis edasi lükata seda, et mis te sellest sisseastumisteemast nüüd arvate, et kes ja kuidas gümnasistid on praegusest olukorrast mõjutatud? Võtame Eleri nüüd. Ja meil on siin, ma arvan, mõlemal natuke mõtteid. Me ei ole seda sisseastumise koha pealt, ma arutasin seda ka kõrgkoolide ja rektorite nõukogu peamiselt oli see, et nemad ütlesid, et nemad garanteerivad, et sisseastumine jätkub tavapärasel viisil ja seda nii välistudengite kui ka tegelikult meie oma tudengite mõistes kõigile nagu tagatakse, et nad saavad ikkagi oma dokumente esitada ja kõrgkooli siis need avaldused teha. Mis puudutab nüüd seda paindlikkust, siis ma arvan, et kui see praegu pole arutlusel kõrgkoolis, siis see kindlasti tuleb ja seda, ma arvan, survestavad ka üliõpilased ise, et ühe kuupäeva nihutamine, kui see ei ole automatiseeritud süsteem ka ülikoolides või kõrgkoolides, siis ma arvan, et see ei tohiks olla probleem. Ma siiralt loodan, et nad võtavad ikkagi selle arvesse. Et võib-olla siin lihtsalt tegelikult ju iga päev natuke muutub infot ja muutub kommunikatsiooni kõikidel. See on nii riigil, kohalikul tasandil, kõrgkoolides ja otsuseid tuleb teha sisuliselt jooksvalt. Et ma arvan, ja ma siiralt loodan ka, et võetakse natuke arvesse, et paindlikkust anda kuupäevade osas. Mina arvan, et siit tegelikult sisseastumist tõstatub tegelikult teine probleem ja see on nagu välistudengid. Et mida me ka rääkisime rektoritega on see, et ju sisuliselt meie võime öelda, et jah, me anname kõigile võimaluse, aga kõik on siis seotud sellega, kas tema saab enda riigist välja, kas see sama konkreetne tudeng. Ja on suur tõenäosus, et me näeme sellel aastal langevust välistudengite sisseastumises, eriti oli siia õppima tulemises. Ja küsimused on ka, kuidas nad tulevad siia, kas nad peavad karantiinis ju viibima, kas neile võimaldaks mingit e-õpet, kui tuleb teine laine, kas siis lähetakse uuesti tagasi. Et tegelikult mina tunnen, et välistudengite teema on jälle üks asi, mis vajaks rohkem tähelepanu. Ja eriti, kui me tahame tagada, et välistudengid saavad Eestisse õppima tulla. Ja vastupidi samamoodi, et meie tudengid saaksid minna välismaale õppima, praktikat sooritama. See on kõik nii seotud. Just. Joonatani käest võib-olla, ma tahtsingi täpselt selle sama välistudengite teemani jõuda, et Eleri ilusti markeeris selle ära ka, et võib-olla sellised
et üks pool on sellel just need, kes õpivad siis nii-öelda päevases õppes või noh, siis nii-öelda 3 aastat näiteks bakalaureuse aga on ka hästi palju Erasmus tudengeid, et kas te just näete, et mis probleemid, noh, kas siis sellesama eriolukorra jooksul nagu ilmsid, et kuidas võib-olla üldse, kas siis neisse suhtuti või kui hästi see nii-öelda süsteem oli välistudengite mõttes korraldatud, kas nad said koju, kas nad pidid siia jääma ja mis see tulevik võiks nagu siin Erasmuse näiteks vahetusüliõpilaste puhul olla? No, Erasmus vahetusüliõpilased peaaegu kõik pöördusid koju. Neid minu teada on väga vähe, kes siia jäid siis erinevatel põhjustel. Aga kahjuks välisüliõpilaste teema mitme erineva halva trendi kokkusattumus on olnud viimastel paaril kuudel. Üldse viimase aasta jooksul on võib-olla riigi suhtumine välisüliõpilastesse olnud natuke muutunud ja välisüliõpilased on tõenäoliselt ühes kõige eriti haavatavas olukorras. Kui me mõtleme seda, et välisüliõpilastel neil tihti siin puuduvad võib-olla sellised sotsiaalsed kontaktid nagu tavainimestel ja samas on väga arusaadavatel põhjustel kõik meelelahutusinstitutsioonid kinni pandud, siis tõenäoliselt see on vaimselt olnud välisüliõpilastele, nendele, kes on siia otsustanud jääda, tunduvalt laastavam. Samuti Eesti ei ole siin muidugi ainuke nähtus, aga on olnud näha teatud ksenofoobia ja rassismi ilmingute kasvu ka avalikus meedias. Sellised pealkirjad, et kindlasti see Raatuse ühiselamuskandaal, kus meedia tihti olidki pealkirjad lihtsalt see, et seal elasid välisüliõpilased. See oli selline väljund paljudele teatud võõraviha väljendamiseks, mis kindlasti veel raskendab välisüliõpilaste siin vaimset tervist praeguses olukorras. Aga muidugi see, kuidas ülikoolid ja riik on sellele reageerinud, teatud määral on üritatud riigi poolt siis näiteks taas ikka käigus hoida programme, mis on mõeldud välisüliõpilaste integreerimiseks, näiteks Study in Estonia on jätkunud veebiseminaridega tööturu teemadel ja ettevõtluse alustamise teemadel, mis on kiiduväärt. Ma tean, et seal on ikka osalenud inimesi küll. Ja kui rääkida veel sellest Raatuse ühiselamu situatsioonist, siis Tartu Ülikool ja Üliõpilasküla organiseerisid isolatsioonis viibivatele välisüliõpilastele vajalikud toitlustusteenused ja muud, et ülikoolid on reageerinud küll, aga eks palju on välisüliõpilased ikka pidanud toetuma nendele samadele vahenditele, muud üliõpilased, siis õppenõustajad, psühholoogiline abi, mis on niigi ülekoormatud olnud, nii et kindlasti on välisüliõpilastel olnud raskem see olukord ja ma arvan, et seda täpset koormust või mida see tähendab nüüd pikemas perspektiivis, me näeme järgnevatel kuudel. Just. Võib-olla selle nii-öelda olukorrast praegu kõrghariduses teema lõpetuseks, et selline küsimus võib-olla just üliõpilaskondade liidu ja üliõpilasesinduste nii-öelda vaatevinklist, võib-olla äkki mõned head algatused, mis te ise olete nii-öelda teinud, kas siis EÜL-i poolt või mis üliõpilasesindused on teinud, ehk siis kuidas võib-olla ka siis kriisiga võideldi või selleks nii-öelda ette valmistati? Ma võin kohe kiita enda üliõpilasesindust, enda kohalikku oma Tallinna Ülikooli üliõpilasesindus, kes korraldas näiteks nutivahetuse. Ma tean ise ühte inimest, kellel tõesti ei olnudki majanduslikke vahendeid, et e-õppest osa võtta, tema sai sealt abi. See on üks hea lahendus olnud. Ja äkki Eleri teab ka, kuidas tema enda koolis on reageeritud. Minu teada päris mitmed üliõpilasesindused tõepoolest organiseerisid siis kohe, kui kriis hakkas, tekkis nagu 2 asja. Esiteks see, et kas kõigil on nii-öelda õppevahendid selleks, et distantsõppel osaleda. Selles mõttes nii Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, ma arvan, siin teisi esindusi veel, kes koos siis oma IT-osakondadega või üldse kõrgkooliga organiseerisid siis
olid need siis sülearvutid, mis iganes muud asjad. Et eriti kui on väike kogukond, siis on lihtne nagu teatada probleemist ja ei pea sellist valehäbi tundma. Ja teine osa kõigest sellest hakkas see, et kaardistada kohe, mis on probleemid ja mis oleks võimalikult lahendus. Ma tean, et hästi paljudel kõrgkoolidel tekkisid ka kriisikomisjonid, kuhu kaasati tudengeid ja see on ainult kiiduväärt, kui tudengid kaasati. Ja just selline pidev tagasisidestamine ja andmete kogumine oli ka kohe, mida esimesed võtsid ette. Meie ise EÜL-iga oleme praeguseks siis rohkem rõhku pannud riiklikule sellisele kommunikatsioonile, kuna seda on mõnes aspektis võib-olla vajaka, et panime siin natuke infot jälle uuendasime ja teadlik tudengi kampaania selline, et näidata, et mis võimalused üldse tudengitel on ka kriisi ajal toime tulemiseks, et need on võib-olla siuksed näited, aga ma arvan, et kui küsida veel kõrgkoolidest, mis toimunud on, siis see on nii erisugune, et võib-olla rakenduskõrgkoolidel oli hoopiski, tervishoiukõrgkoolidel on hoopis teised väljakutsed praegu, et neil oli omal arvatavasti praktikas kevade on ju suur praktikate aeg. Hästi paljud tervishoiuüliõpilased pidid sisuliselt kohe appi minema kuskile, toodi välismaalt tagasi ja suur nagu tänu on ka neile meie poolt kindlasti, et nii tudengid kaasati, aga tudengid läksid ise appi eesliinile samamoodi. Et väga erinevad väljakutsed ja väga erinevad saavutused on tehtud tudengite esinduste poolt. Just. Vaatasin, siin oli üks vaataja küsimus ka, aga see hakkub meie ühe ülejärgmise teemaga, aga ma võtaks hästi võib-olla nüüd järgmise sektsioonina arvestades, et meil on natuke 2/3 saadet läbi. Võtaks võib-olla sellise teema nagu kõrghariduse rahastus ja teaduse rahastus võib-olla üldse, et kui nagu te praegult vaatategi seda kriisi, arvestades, et hästi palju on just vaja näiteks tervishoiu poole pealt või aga ka teiste valdkondade pealt, kas see nagu praegune olukord on kuidagi just seda arutelu või nii-öelda motivatsiooni kõrghariduse rahastamise osas suurendanud, on toimunud mingid arenguid selle osas või pigem nähakse nüüd võimalust üldse säilitada või isegi kärpida, et kuidas te ise tunnete selle olukorra pealt? Ma ütleks, on olnud nii positiivsed kui negatiivsed arenguid. Alustame negatiivsest seekord, mis muidugi meil oli kevadel koos Akadeemiliste Ametiühingute Nõukoguga ja Eesti Teaduskojaga planeeritud täitsa sihuke eestkoste kampaania. Selle raames tegime rahvaalgatuse, mis nõudis, et riikliku kõrghariduse ja teadusarendustegevuse rahastuse määrad tuleks seaduses sisse kirjutada suhtena sisemajanduse kogutoodangusse ehk siis 1,5% SKT-st kõrgharidusele, 1% teadusele. Ja nõudsime ka kolmepoolseid palga läbirääkimisi akadeemiliste töötajate, tööandjate ja siis Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel. Muidugi, kui see kriis hakkas, siis see prioriteedid inimestel väga kiiresti muutusid, nii et me saime küll 2500 allkirja, see läheb Riigikokku, me aktiivselt seisame selle eest, kuid sellised kampaaniad, mis kriisi ajal nõuavad nagu rahapotist endale juurde, on tõenäoliselt natuke keerulisem läbi viia. Mina olen positiivselt näinud küll avalikus arutelus viimaste kuude jooksul, et üks teatud narratiiv on saanud teatud põntsu, et väga palju rääkides kõrgharidusrahastusest ja teadusrahastusest on olnud fookus sellisel majanduslikul kasul just, et kulutame nii vähe kui võimalik, aga et maksimeerida sellist praktilist kasu ettevõtlusele, siis veel aasta alguses ei tulnud mitte kellelegi pähe, et meil on vaja sellises koguses statistikuid, epidemiolooge, sotsiaalteadlasi, kes suudavad tõesti hinnata inimeste käitumist sellise kriisisituatsioonis. Nii et see arusaam nii kõrghariduse kui ka teaduse rollist ühiskonnas on, ma arvan, natukene haardatud, mis tekitab võib-olla suurema kandepinna, kui see teema kriisi möödudes uuesti tõstatub. Me teame, et see tõstatub, sest praegune valitsus on juba öelnud, et vähemalt teadusrahastuse osas
tuleb suurem arutelu sügisel. Nii et Eesti Olümpiakomitee Liit kindlasti seisab jätkuvalt edasi hästi rahastatud kõigile kättesaadava kõrghariduse eest, aga koostöös enda partneritega ka selliste laiemate, meil on ka teadusteemad olulised ja ka akadeemiliste töötajate töötingimused, seisame nendega solidaarselt, et ma arvan, et me lähikuudel loodetavasti loodame, et see kriis läheb mööda ja saame võib-olla selles mõttes tagasi normaalsusesse minna ka teatud õppetundidega, mis me oleme nüüd viimastel kuudel saanud. Eleri soovib midagi rahastuse osas lisada, et kui see nüüd läbirääkimised tulevad pigem sügise poole, et kas, mis võib-olla oleks teie need seisukohad, millega te läheksite ja võib-olla kus see, kui tuleb selline olukord, et kuskilt kas peab kärpima või kus see kate võiks tulla, et siis mis teie need üldised arusaamad võiks olla? Kindlasti mitte hariduse arvelt, et see on meie peamine sõnum, et olgu see teadus, kõrgharidus, kuna tegelikult praegu need eelarved on ju eraldi, sealt võtta ei tohiks. Need on ikkagi needsamad, kuidas öelda, need on needsamad spetsialistid, keda me koolitame, keda me vajame kriisi ajal, kriisi eest väljaspool, igal pool. Et ma siiralt loodan, et tegelikult nagu ma arvan, me lähme samade seisukohtadega välja, mida me tegelikult kevadel planeerisime, on tegelikult see, et tuleb nagu planeedi tõus. Nüüd on küsimus, et mille arvelt see tõus siis tuleb. Selle jääme natuke vastuse võlgu. Seda meilt alati küsitakse, et mille arvelt, aga meie ei ole otsustajad, et ütleme, et nüüd võtke kuskilt teiselt poolt ära, et see oleks natuke nagu imelik. Et ma arvan lihtsalt, et esimene eesmärk haridust, teadust ei puutu ja kui võimalik, siis nendes kohtades, kus saab ka tõstame, sest õppejõudude palga küsimus on olnud juba aastaid tegelikult küsimus ja probleem. Ja kui me nüüd ka tuleme kriisist välja ja ei näe, et meil tegelikult on vaja ka õppejõudude palga tõus ja õppejõudude väärtustamine, siis ma arvan, et siis saab mitte depressioon, aga niisugune stress ka tegelikult kõrghariduse nagu õpetamises ja õppejõudude järelkasvu puhul kasvab. Et ka ju seda mõjutab see, et meil võib lihtsalt puudu jääda inimestest, kes tulevad ka tudengeid õpetama. Just. Minnes selle sama võib-olla õppekvaliteedi juurde üldse, et siin üks vaataja küsimus on ka, et mis puudutab, et mida teha siis, kui õppejõud ei ole ei suuda oma ainet edasi anda. Aga ka siin üks selline skandaal oli vahepeal seoses Tartu Ülikooliga tagasisidestamise poole pealt, et küll üks tudeng seal oli hästi kriitiline ja selleks nagu pigem võib-olla lõpuks inetuks, aga see nagu üldine raamistik selle osas, et võib-olla Joonatan oskab seda Tartu juhtumit natuke rohkem kommenteerida, aga selline üldine raamistik, et kuidas võib-olla sellest üldse praegusest olukorrast just õppejõudude õpetamise kvaliteedi osas me peaksime õppima? Muidugi tuleb praeguses olukorras olla ka mõistlik õpetajate suhtes, on kõikidele üpriski suur õppimisprotsess. Ja see on muidugi mõlemapoolne peab olema, et ka õpetajad peavad natuke suurema vastutulelikkusega suhtuma õpilastesse. Mis puudutab seda konkreetset küsimust, siis mu esimene kõige konkreetsem vastus selliste küsimuste puhul, kui õppejõu endaga või administratiivtöötajatega see situatsioon ei ole lahendatud, pöörduge kohe üliõpilase esinduse poole, nad aitavad teid. Aga mis puudutab seda tagasisidestamisprobleemi, siis see on väga, kahjuks meil on natuke vähe aega, et sinna nagu detailidesse minna, aga muidugi siin on kaks erinevat sellist teemat tegelikult. Üks, mis on siis ühe konkreetse ülikooli, Tartu Ülikooli sisene, aga ma arvan, et Tartu Ülikool on juba üpriski selgelt välja öelnud, et nende viga selles antud juhtumis oli see, et kuidas nad
reklaamisid tagasisidestamise anonüümsust, oli ebatäpne, andis mulje, et juba tehniliselt on võimatu õpilase tagasisidet seostada konkreetse inimesega. Niimoodi muidugi ei olnud. Tartu Ülikool loodetavasti teeb teatud parandused siin, aga ilmselgelt riiklikus perspektiivis natuke peame tundma muret küll selle pretsedendi eest, kui tõesti tagasiside andmise eest, mis on kõrgharidusseaduse järgi üliõpilastel kohustuslik, on kohtukorras põhimõtteliselt karistatud küll selle mitte kriminaalselt, aga ikkagi, kui see peaks sinna minema, siin on tõenäoliselt mingi selline summutav efekt, sest selle juhtumi detailid ilmselgelt ei olnud tegu konstruktiivse kriitikaga, aga kui me mõtleme nagu sellest juhtumist laiemalt, siis üliõpilase esindajatena muidugi selles tasakaalu küsimuses pigem tahaksime hoida sinnapoole, et me ei seaks pretsedenti, mille järgi üliõpilased peaksid suhtuma ettevaatlikumalt negatiivse tagasiside andmisesse. Muidugi negatiivne tagasiside ei tohiks olla kuidagi solvav või alavääristav, aga need piirid, kuidas inimesed need tajuvad, siin on tõenäoliselt asi natuke keerulisem. Et jah, ma arvan, et see diskussioon, mis praegu tuleb, on oluline, aga ma loodan, et üliõpilased, erinevad ülikoolid reageerivad sellele niimoodi, et nad suudavad enda üliõpilasi veenda selles, et tagasisidestamissüsteem on nii anonüümne, kui seadus võimaldab ja et tõesti negatiivsesse tagasisidesse suhtutakse ikkagi tõsiselt ja inimesi ei karistata selle eest. Kui nüüd tulla ikka tagasi selle õppejõudude kvaliteedi juurde, et millised võib-olla need praktilised kohad, kas siis ülikoolide poolt või riigi koha pealt on, kuidas me saaksime siis kas siis üliõpilastega koos või õppejõududega sellest õppekvaliteeti kui sellist parandada, et meil ei oleks võib-olla sellist negatiivset tagasisidet nii palju, mis ei ole halb otseselt, aga. No selles suhtes kvaliteedi hindamist ju teostab meil EKA ehk siis Eesti Kõrge Kutsehariduse Kvalifikatsiooni Agentuur, hästi pikk sõna. Ja nemad teostavad ju hindamisi väga tihti ja väga erinevatel õppekavadel. Ja mina ütlen, et kui ma olen lugenud neid hindamisotsuseid ka läbi ja väga sisukad, ütleks nii, esiteks seal osalevad üliõpilased alati või on seotud küsimused üliõpilastega ka, kuidas üks üliõpilasi on kaasatud või õppetöö arendamisesse. Et see on kindlasti väga suur pluss. Ja just see, et kuidas nad keskenduvad sellele hindamisele, et mida nad seal vaatavad, annavad mingeid tagasisid, annavad märkuseid, annavad võib-olla väiksema lühema õppeaja selleks, et parandusi teha, et EKA teeb väga palju tööd selleks, et kvaliteet oleks tagatud. Mis puudutab neid õppekavasid, mida võib-olla iga aasta me ei hinda, see on ju väga palju kõrgkooli enda teha. Ja siin on erinevad otsustusprotsessid, mis kõrgkoolis on, et oluline roll on üliõpilastel. Üliõpilased peavad andma tagasisidet. Ma loodan, et kõik julgevad anda tagasisidet, teha seda kindlasti austusväärselt, kriitiliselt, kui seda on vaja teha. Ja mulle on ka öelnud nimesid nimeta õppejõud või isikud, et aga julge siis öelda nagu oma nimega. Selleks on üliõpilasesindus, et kui tahad anda oma nimega tagasisidet, siis meie üliõpilasesindusse. Vähemalt see on minu poolhuumoriga selline käsitlemine ja kvaliteedi tagamine ongi, ma arvan, see on nii jooksev protsess, sest iga aasta me muudame midagi, kas siis muudab seda instituut, kas seda muudab mingi valdkond, kas me loome mingi uue õppekava, uue aine või me muudame olemasolevat ainet. Ma arvan, mis täna nagu tudengitel on vajaka, on see, et näha, kuidas see muutuste protsess toimub. Et kui ma annan tagasisidet, ma saan ka ise tagasisidet, et mis nüüd siis muutus. Ma tean, osad õppejõud teevadki niimoodi, et vähemalt meile toodud näiteid, et oli vist hästi palju probleeme, tehti tagasisidet ja siis järgmise õppeaasta algul läks kohe tudengid, ütles, et nüüd toimusid need muudatused ja me nüüd muutsime seda, et õppejõud ise võttis initsiatiivi ja näitas, et me võtsime kuulda teie arvamust. Kui nüüd seda süsteemselt teha,
võib-olla see ei tähenda, et me iga õppeaasta algul lähme ütlema, vaid võib-olla teeme kuidagi mingi infokirjade abil, võib-olla muudame info natuke söödavamaks ka kodulehtedel õppeinfosüsteemis, et siis me hakkame ka ise aru saama tegelikult, kuidas see kvaliteet nagu võib-olla tõuseb või ei tõuse ja siis saame jälle omakorda tagasisidet anda sellele. Hea tagasiside on ka ju see, kui me ütleme, et me näeme, et kvaliteet on tõusnud ja kiidame seda. Et see on nagu kahtepidi. Mis veel nagu teha saab kvaliteedi osas? Sisuliselt, ega see on ka üks asi see, mis me määrame ära õppeaine kohta selles õppeinfosüsteemis, õpiväljundid ja kõik muu. Teine asi on jälle kinni õppejõus. Aga seda ju ei kontrolli väga palju tudengid, seda kontrollib kõrgkool, et mis õppejõud on neil, mis kvalifikatsioonidega, teevad atesteerimisi, valivad, võtavad tööle. See on tegelikult väga keeruline ja suur süsteem. Just. Hästi võib-olla Joonatani küsimus ka, et kuidas soodustada seda nii-öelda võib-olla aktiivset, kas siis tudengit, kes on hästi tugev akadeemias või siis üldse uute välisõppejõudude või teiste valdkonda inimeste siis nii-öelda sellist tööle tulemist ülikooli, et kui sul oleks mingi võluvits? No õnneks üks protsess on praegu juba käimas, doktorantuuri reform, siin on ka muidugi teatud riskid, aga EÜL jätkuvalt sõidab selle eest, et doktorant saaks vähemalt Eesti keskmist palka. Riigi praegune pakutud lahendus on, et doktorantidest saaksid ülikooli palgalised nooremteadurid. Siin muidugi on küsimus, kas nad on siis jätkuvalt ka üliõpilased ja meie praegune sõnum oleks siin tõenäoliselt see, et me toetame seda nooremteaduri ettepanekut juhul siis, kui tõesti sellega läheb väga, viiakse sisse, et see palk on vähemalt Eesti keskmine palk, sest me juba teame teatud ohtu, kus Tartu Ülikooli puhul, et kui nad kaotaksid õpilasstaatuse, siis ei saaks neile seda stipendiumi enam maksta, millega praegu Tartu Ülikool näiteks tagab doktorantidele selle keskmise sissetuleku. Ja teine on kindlasti, ma arvan, meie üldse teaduskultuur, mis on muutunud väga selliseks projektipõhiseks ja väga konkureerivaks. Näiteks viimasel aastal Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu võttis vastu 500 avaldust ja raha anti kuskile 1/4. Ja siin ka oli valdkondi, kus ilmselgelt oli see konkurents ikka nii tihe, et Eesti teadlastele ei jäägi paljudel varianti, kui minna välismaale. Eks see eeldab teadusrahastuse tõusu ja selliste töötingimuste loomist, kus teadlastel kellel on nagu nii väga stressirohke ja suur töökoormus, et nad oleks selle eest hästi kompenseeritud ja samas EÜL on hiljuti hakanud tegelema vaimse tervise probleemidega ja kindlasti kõik see, mida me oleme välja toonud puudujäämistes vaimse tervise teenuste osas, mis on osutatud tudengitele, siis kõik need kehtivad ka õppejõudude ja muude akadeemiliste töötajate kohta. Okei, super. Linnulennut on meie nii-öelda saade juba kohe läbi saamas. On väga tore olnud teiega vestelda, aeg on läinud lennates. Võib-olla viimase küsimusena Elerile, et kui sa tooksid võib-olla välja ühe asja, mida sa näed näiteks 5 aasta pärast, me vaatame sellele kriisile tagasi, et jaa, see on see asi, millest me õppisime ja kindlasti 5 aasta pärast on see tehtud, et mida sa välja tooksid? Oleks palju, mida ma tahaks öelda, aga ma ütlen siis seda, milles ma tunnen kindlamana on see, et e-õpe on olulisemal kohal õppetöös ja õppemetoodikas ja me ei karda minna e-õppele üle, me ei karda e-õppe võimalusi, vaid me kasutame ära seda enda kasuks ja oleme ka, ma ütleks, et ka maailmas välisriikidele eeskujuks e-õppe integreerimisel õppetöös. Super. Aitäh, Eleri, ja aitäh, Joonatan. See oli meie Noored otsustajad teine saade. Kindlasti läheb üles see ka YouTube ja juba varsti tulevad uued saated, et mina olen Mikk Tarros ja aitäh, et kuulasite, vaatasite ja tšau ja head tervist kõigile.